tere sulle! Naudin siin kevadisi päiksekiiri tuulavarjulises kohas. Jalad ise tõid mu siia. Tegelikult tuli lihtsalt see tõmbe järgi kõndisin siia. Et päike paistab veits silma, aga sellest pole lugu. Mütsi võtsin ka peast ära, sest et päikest. Nii tahaks päikest. Naudin. Ma pole ammu siia ühtegi videot teinud. Mõnes mõttes teadlikult, mõnes mõttes lihtsalt sellepärast, et asjaolud olid sellised, et käsi ei tõusnud seda videonuppu vajutama. Kuidas sul läinud on? Täna hommikul tuli selline selge teadmine, et on aeg teha üks video. Hetkel täpselt veel ei ole selge, mis ma sulle räägin, aga see kohe hakkab avalduma läbi minu. Lihtsalt esimene lause, mis tuleb, on see, et aeg on muutusteks. Ja aeg on muutusteks seetõttu või selle võrra muutusteks, et midagi saab olema teistmoodi sinu sees ja muutused saavad olla ainult kingitused sulle. Pilveke tuli korraks. Nii et kuigi hea, kevad on ju tärkamise ja ärkamise aeg, et miks mitte siis ka sina või siis, et mis mitte ka sinul ei võiks olla see ärkamise ja tärkamise aeg. Aga see muutus, millest ma tahan rääkida, on eelkõige sisemine muutus. Ja sisemine muutus siis läbi selle, kes oled sina ja läbi selle, kes olen mina. Ma võib-olla hiljem jagan ka veidike endast, enda muutusi. Võib-olla, et mida ma kohe saan sulle ära öelda, on see, et üks suuremaid asju, üks suuremaid muutusi, mida ma teinud olen siis lähima aasta jooksul, on enda sees ja see kajastub järjest rohkem väljapoole. Kõige selle muutuse käigus ma kirjutasin valmis raamatu. Ta ei ole veel trükis, ta ei ole veel müügivalmis, aga ta on mul valmis kirjutatud ja ma praegu veel teen teksti korrektuure seal ja loen seda üle ja teen parandusi. Ja ma olen täiesti veendunud, et see raamat on varsti valmis ka poelettidel ehk valmis müügiks. Aga ma tõstan selle raamatu kõrvale. Ja miks see muutus siis on oluline? Et see, mis ma aasta alguses rääkisin, et jää sellele tõusulainele, kui sa astud sinna, kui sa oled ära otsustanud midagi, siis lihtsalt jää sinna. Ja mitte jõuga, vaid et see on sulle loomulik. Ja see teadmine on mind ennast ka kandnud, kuigi ühel hetkel mul oli tunne, et ma hüppasin sealt maha, aga täna ma tean, et see tegelikult ei olnud päris nii, kui ma arvasin. Ja see, mis toimus, oli pigem üleminek ühest olekust teise. Ja müra ja sagimine minu ümber, aga õnneks olen sellises kohas, kus ma tahtsin öelda just, et vaiksel tänaval, aga tegelikult siin autod sõidavad Tartu kesklinnas. Aga inimesi liigub vähem. Niisiis, muutused.
ja need muutused, mida sina küsid, saavad olema alles siis, kui sa oled otsustanud, et nüüd on kõik. Et see, mis on olnud, see ei ole enam see pole enam sina, on ju. Ja nüüd sa tahad teistmoodi. Ja siis sa pöörad pea selle poole, mis on teistmoodi. Sinu jaoks. Ehk siis sul on vaja teada, millist teistmoodi olekut sa soovid, kuidas sa ennast tunda tahad, mida sa kogeda tahad. Teen reklaami. Üle pika aja naudin seda Karlova kohvi, ökokohvi. Nii, kogu aeg tahab meel nagu juttu mujale viia, et justkui on teadmine, et ei oska midagi rääkida, aga tegelikult näen, et lihtsalt kõik voolab, kõik tuleb nagu läbi minu. Ja selline kerge nagu survetunne on sees, et ma pean rääkima endast. Aasta tagasi jaanuarikuus ma otsustasin, et ma lasen lahti sellest, mida ma olen varem teinud, enda tervendamisest, inimeste tervendamisest ja lasin lahti kõigest sellest teadmisest, et mis on need haigused, mis on juurpõhjused ja kuidas üldse reaalsus toimib. Ja terve see aasta olen ma tegelenud siis iseenda teadlikkuse avardamisega, iseenda avardumisega, teinud läbi erinevaid koolitusi, retriite ja megatöö iseendaga. Ja tänu sellele on siis minu elus toimunud sellised hüppelised muutused, mis siis on olnud minu meelel osaliselt nagu väga raske ära händlida. Teisalt ma näen, et see on kõige loomulikum asi, et see pidigi nii minema. Et lihtsalt mitte anda siis tähendust. Ja põhimõtteliselt siis, kui aasta tagasi ma tegin selle otsuse, et ma lasen lahti sellest tervendamisest ja kõikidest nendest teadmistest, siis täpselt aasta hiljem, selle aasta jaanuaris ma samamoodi otsustasin, et ma lasen lahti oma suhtest, oma kooselust, oma siis elukaaslasega, kellega me oleme 4 aastat koos olnud. Ja see on mu ellu toonud küll ka väga palju avardumist, ka turbulentsi, selliseid otsuseid või valikuid, mida ma võib-olla ei oleks valinud. Ja samas on kõik täiesti jumalik, et nüüd ma näen, et see kolimine, väljakolimine ja maandumine seal, kus ma praegu elan, oli tegelikult lihtsalt otsus, millele ei pea andma mitte mingisugust tähendust. Ja see andis mulle vabaduse tegelikult lõdvestuda veel rohkem sellele tõusulainele ja luua siis veel rohkem seda, mida ma oma ellu olen soovinud või mida ma soovin või mida ma tegelikult, kui ma nagu tajun vibratsiooniliselt, siis meel ütleb, et see ei ole kohal, aga samas, kui ma lähen sellesse olekusse, kes ma olen, siis ma tean, et see on. Ma lihtsalt ei näe seda, sellepärast et mu meel otsib aeg-ajalt seda nii-öelda pidepunkti, kus millestki kinni võtta. Sest kui sa oled sellises turbulentsis ja sa teed selliseid muutusi, siis sul tekib selline tunne sisse, et nagu tasakaaluta kohas oled, et sa seisad nagu tühjuses ja sul ei ole ühtegi kohta, kust kinni haarata. Ja mina olen seda kogenud ja jäänud selles järjest rohkem rahusse, kus ma toon ennast enda kestmesse ja hingan rahusse. Ma tean elust hetki, kus lihtsalt valid selle vana turvalise ja ma tean nagu oma klientide pealt ka, et see on see koht, kus inimese, ma ei saa öelda, et närvisüsteem on muidugi sellega ka seotud, aga inimese meel lihtsalt otsustab, et see on nii ebaturvaline ja siis
siis valib selle vana tagasi. Et kas või see, et kui inimene tahab vahetada töökohta ja ta laseb vanast lahti ja ta ei ole veel uut leidnud ja ta on seal 2 töökoha vahel selles tühjuses ja talle tundub hirmutav see, et sissetulekut võib-olla ei tule või siis tänapäeval on need töötukassa süsteemid ja mis iganes, on ju, ja ikkagi tundub, et ebaturvaline on. Ja siis tihti inimene valib selle sama asja tagasi, mida ta tegelikult ei armastanud, mida ta ei tahtnud teha. Ja mul on nagu täpselt see koht, et kas ma valiksin tagasi selle vana elu, seda kindlasti ei ole, aga ma lihtsalt tunnen seda tasakaaluta olekut aeg-ajalt ja lihtsalt rõõmu teeb see, kui ma teadvustan, et selles tundmatuses, kus ma hetkel olen tühjuses, ma ei näe midagi, on veel rohkem mind. Ja see toob musse rahu. Ja kogu selle lahkumineku ja kolimise juures on hästi tore see, et nii teadlikku lahkuminekut pole minu elus olnud, kus tekivad need taipamised ja kogemised, et mitte suhtes olemine loob inimeste vahel hoopis veel tugevama sõpruse ja sellise läbisaamise, et kui kaob pinge olla keegi, kes olla ei taha, siis tekib vabadus. Ja see on jumala äge. Nii et minu otsus, minu valik ei olnud selle pealt, et oleks mingit tüli ja jama, vaid et ma sain aru, et ma ei ole see inimene, et selles suhtes ma ei ole see inimene, see ei ole mina, see ei ole päris mina. Ja täpsemalt ma ei räägi, võib-olla kunagi, kui on mingisugused privaatsed sündmused või sellised asjad, et siis ma jagan veel, sest et seal on hästi head näited, et inimestele tuua nähtavale seda, miks inimesed valivad mingisuguseid asju ja mille pealt ja kuidas on võimalik loobuda sellest. Igal juhul ma tegelikult olen täiega heas kohas. Ma olen fookuse pannud raamatu valmimisele ja loomulikult sellele loomingule siis, kellena mina olen. Ja kui sa oled kuulnud olekuga loomisest, siis sa tead, millest ma räägin. Ma hetkel ei lähe nagu süvitsi sellega. Mida ma olen hakanud tegema on see, et hästi aktiivselt olen hakanud Instagrami postitama, sest see tuli mul juba eelmisel aastal, et mul on vaja hakata Instagrami postitusi tegema. Ja sel hetkel, kui toimus nagu vabanemine ja need turbulentsid ja muutused, siis minus käivitus nagu see sisemine jõud nii suurelt, kus ma tundsin, et mul on nii palju jagada. Sest vahepeal oli mul tunne, et ma tean kõike, aga kui keegi ütleb, et jaga midagi, siis mul jooksis nagu kinni, et ma nagu olin nagu, et aga mida ma räägin, on ju, ei ole midagi rääkida. Ja tegelikult kõige selle protsessi sees, kus ma kirjutasin ka raamatut, siis järjest mingi lõigu oled ära kirjutanud, ma tahaks seda jagada, ma tahaks seda jagada ja nii edasi. Ja ma ei ole teinud väga videosid lihtsalt sellepärast, et ma pidin diilima kõigepealt iseendaga selles osas, et sinna, kus ma kolisin, see on mu kodu, kus ma olen üles kasvanud, on ju, lapsena. Et see ruum on väike, kitsas ja seal ei ole nagu seda kohta, kus oleks nagu selline puhas minu jaoks. Aga ma diilisin sellega ära, ma lihtsalt tegin selle ebaoluliseks, see ei tähenda mitte midagi minu kohta ja see lihtsalt on nii. Ma vaatan, nina on natuke punaseks läinud, sest külm on. Ninal on külm. Kuigi päike on soe, siis õhk on ikkagi natuke karge veel. Aga ma ikkagi naudin, ei tahtnud toas olla, sest et see nagu tõmbab mind nii mõnusasse olekusse, eriti kui päikest on mina päikesejänku. Nojah. Nii, ma vaatan, kas ma tahan veel midagi sulle rääkida, aga muutustest mul on vaja veel rääkida. Ma vaatan, mis siia tuleb siis.
muutused sinu sees astuvad kõige võimsamal viisil, kui sa astud enda sisse tagasi. Ehk siis sa tuled kohalollu. See on minu tõlgendus. Ja see on see, mida mina olen teinud hästi palju. Mul on kogu aeg info tulnud, fookus endasse, ela enda elu, tõmba tähelepanu ära teistelt. Ei ole mitte kedagi teist, oled ainult sina. Ja see ongi see oligi see sõnum, issand, ma tunnen, kuidas ma maandun praegu kõmdi. Et see oligi see, mis oli siia vaja tuua siis, et tõmba fookus endasse, ole sina ise. Ma natuke keeran ennast. Nii et nendel hetkedel, kui ma tunnen ennast päris puhta endana, see on nii äge tunne lihtsalt ja ma tegelikult praegu, kui ma räägin suga, siis ma tunnen, et ma nagu ei ole päris mina veel, sest ma tunnen kerget ärevust. Ma rääkisin siin sulle sellistest isiklikest asjadest, väga paljud minu lähedased ja tuttavad ei tea seda, mis minu elus on toimunud. Mõned teavad, mõnedel on võib-olla üllatus, mõned teadsid, et see nii läheb. Ma tegelikult ise ka teadsin juba vähemalt aasta tagasi, sest et kõik see protsess, mis ma hakkasin läbi tegema iseenda sees, iseennast muutes, jõudes sellest rohkem lähemale päris puhtale endale, kes ma olen, siis see oli loomulik jätk. Sest see suhe läks selle pealt nagu käima, kus ma mängisin kedagi teist. Või siis õigem oleks öelda, et isegi teesklesin, et selle kohta öeldakse, et sa teeskled lihtsalt kedagi teist, et nendel hetkedel, kui sa ei julge olla sina ise, siis sa hakkad teesklema. Või siis sa ei teagi, kes sa oled ja kui sa ei ole seda avastanud, siis see nii on. Et sa lihtsalt teeskled kedagi teist seniks, kuni sa päriselt avastad, kes sa oled, sa näed, kes sa oled ja sa tead täie veendumusega, kes sa oled. Nii et kogu sellest aastasest teekonnast kirjutab minu raamat. Ma ekstra hoian ennast tagasi, et mitte teha parandusi nendes tekstides, mis ma kirjutasin täpselt raamatu alguses, sest et siis ma olin sellises kohas, et alles hakkas toimuma minu avardumine ja iseenda avastamine ja see, kuidas ma nagu sellest aru sain. Nii et see raamat on nagu natukene ka õpiku moodi. Seal on nii palju koode, mida sa saad enda jaoks kasutada ka. Sa ei pea kopeerima minu elu, sa ei pea kopeerima minu vibratsiooni, aga sa saad avastada iseennast läbi selle. Ma ei tea, mul hakkas kõik voolama praegu, nüüd läks nagu täiega põnevaks, sest ilmselt see päike ka natuke häiris mind, et nüüd kui ma olen nagu teises suunas, siis on nagu kuidagi mõnusam. Minu käest on küsitud, kas ma teen avalikke üritusi, praegu ei tee. See on kindel vastus, et praegu ei tee. Küsimus on siis selle maagiakoodid portaali kohta. Millegipärast on inimestel jäänud mulje, et seal tehakse mingisugust nõiavärki, et nõiavärk on niikuinii sinu sees kogu aeg, aga see maagia on see, mis avaldub sinu sees siis sinuna, läbi sinu enda. Ehk siis sa ei tee mitte midagi sellist, mis mitte kuidagi kahjustaks sind, vaid et see on lihtsalt seesama asi, mida mina olen teinud läbi iseenda avastamine, iseenda, ütleme niimoodi, et teadlikkus iseendast siis avardub lihtsalt, see kõik avardub, sina avardud, sa saad aru, kes sa oled, võib toimuda ärkamisi ja nii edasi. Ehk siis see on see, mis ma räägin seal ja see on tasuline kliendiprogramm. See on nii, et mul on meistriklassid, salvestatud videod on praegu hetkel selle kolimise ja selle turbulentsiga seoses. Ma ei ole teadlikult meistriklasse teinud, aga seal on videod hetkel portaalis ja selle juurde käib ka Facebooki grupp, kus inimestel on võimalik küsida, kui nad teevad iseendaga tööd, et sealt ongi see üks-ühele nagu minuga võimalus kontakti saada läbi siis selle kliendiprogrammi. Ja loomulikult teine võimalus minuga ühendust saada on üks-ühele töötamine siis juba mentorluses. See kestab 5 kuud ja seal on siis hoopis teised hinnad, et need sa saad minu kodulehelt järgi vaadata. Kui sa oled valmis teistmoodi eluks ja sa tunned tõmmet, siis sa tead täpselt, mida teha.
minul oli lihtsalt nii suur tõmme, et ma tahtsin teistmoodi elada, ma tahtsin aru saada, miks mu elu on selline, nagu on, ja ma tahtsin liikuma saada raha, ma tahtsin liikuma saada oma oleku, ehk siis, et ma tahtsin, mul oli nagu nii suur selle igatsus selle mahlase elu järgi, kus elumahlad nagu voolavad ja rõõm ja õnn on käepärast. Noh, täna ma tean seda, et see tuleb kõik minust endast, just siis, kui ma otsustan. Aga selline see video sai praegu ja kohtume järgmistel kordadel.